Tere tulemast Kadrioru parki, üks Tallinna maalilisemaid koosluseid, mille juured ulatuvad 18. sajandisse Peeter I aegadesse. Täna uurime siinseid Tivulisi elanikke, mis linde siit leida võib ja mida üks pargikülastaja nende kohta teadma peaks. Kargel sügishommikul, kui muru on alles kastene ja päike soojendab maapinda, võime näha sinikaelparti. Äärmiselt tuttavat, aga väga kaunist lindu. Ta elab mitmetel veekogudel, järvedel, jõgedel, tiikidel ja muidugi ka linnaparkides. Isasel linnul on äratuntav metallroheline pea ja hall ülikond, valge kaelus, must sabaalune ja tuhmkollane nokk. Emane on tagasihoidlikult pruun, nokk aga oranžikas. Siiski, sarnaselt isasega, on ka emase tiivaküüdus sügav sinine valge ääristusega. Aprillis teeb emane pesa vee lähedale või kõrgemale pinnale, muneb 8–11 muna ja haub neid ligi kuu aega. Pardipojad saavad kiiresti iseseisvaks ning lendavad juba 50–60 päeva vanuselt. Kuigi veereostus ja kiskjad võivad neid ohustada, on liik heas seisus. Peamiselt on nad paigalinnud ning üha pehmemaks muutuvate Eesti talvedega on suurem osa neist talv läbi siin. Kadrioru pargi kroonjuveel on luigetiik. Tulime siit täna Kühnok luiki otsima, kuid sellega läks veidi nihu. Tere, vabandage, kas ma tohiksin teilt küsida, kus kõik luiged on? No, nad on surnud. Selgus, et pargilindude elu ei ole ainult lust ja lillepidu. Pargikülastajad toidavad linde hoolimata keelavatest siltidest. Tiiki visatakse saia, komme, isegi šokolaadi, mille vaesed linnud pahaaimamatult ära söövad. Selle tagajärjel on luigetiigi luiged hukkunud ning täna ei ela siin ühtegi Kühnok luike. Kühnok luik on Eesti suurim lind, tiibades siru ulatusega kuni 240 centimeetrit. Tal on üleni valge sulestik ning on äratuntav musta kühmu järgi lauba ja noka piiril. Ta muneb 4–8 rohekashalli suurt muna, mis kooruvad mai lõpul või juuni algul. Pojad saavad lennuvõimekaks septembris, kuid ujuda oskavad kohe. Olgu see kõigile meeldetuletuseks, et pargis ei tohi linde toita. Nii saame tulevikus sarnaseid traagilisi olukordi vältida. Koduvarblane on üks levinumaid linde kogu maailmas, kelle looduslik levila katab suuremat osa Euraasiast. Ta elab eelkõige inimasustuste läheduses, kus teda ootab rikkalik toidulaud. Igasugused taimeseemned, noored pungad ja marjad, pesitsusajal võib ta süüa ka putukaid. Koduvarblane on jässakas, laia kere, suure pea ja jämeda nokaga värvuline. Tal on tugevalt mustatriibuline pruun selg. Isaslinnul on must kurgualune ja silmaümbrus ning hall pealagi, mida ümbritsevad pruunid servad. Emaslinnu pea on vähem kontrastselt määrdunud pruuni tooni. Öeldakse, et heal lapsel mitu nime. Nii on ka koduvarblasel mitmeid rahvapäraseid nimetusi, näiteks nagu uulitsapoiss, vargapoiss, sirtsuke ja pasatski. Meie metsade, parkide ja aedade erksa vaimuga valvur, rasvatihane. Teda on lihtne ära tunda. Kollane kõht, mida läbib must lipsulaadne triip, valged põsed ja must pea. Isaslinnu muster on erksam ja triip laiem. Emaslind seevastu tagasihoidlikum. See on julge ja kohanemisvõimeline lind, kes ei pelga ka inimese lähedust. Osa rändab, kuid enamik jääb Eestisse ka talveks. Selleks ajaks kolib ta meelsasti söögimajadesse, kus seemneid ja rasvapalle pakutakse. Pesitsus algab varakevadel. Märtsist aprillini otsib ta pesitsuspaigaks puuõõne, pesakasti või isegi vana postkasti. Aprillis muneb emaslind kuni 12 muna. Pojad sirguvad pesas 3 nädalat.
Suurtihane on arvukas ning looduskaitse all ei ole. Küll aga ähvardavad teda kliimamuutuste tõttu halvenevad toidutingimused, eriti kevadel, mil tal on poegade toitmiseks vaja väga palju putukaid. Kui vaatate mõnikord looduses ringi ja märkate pea alaspidi kõndivat lindu, justkui oleks tal jalatallad liimiga kokku määritud, see on see puukoristaja. Suur pea, terav nokk ning sinakas hall ülikond, mille alt paistab oranžikas vest, alati valmis tööks või peoks. Isastel on tumedam saba. See osav ronija ei hooli gravitatsioonist. Erinevalt rähnidest või porrist ei kasutada puutüvel ronides toetuseks oma saba. Seevastu on tal ebaharilikult pikad varbad ning teravad, tugevad küünised, mille abil puu külge kinnituda. Pesitsuse ajal muneb ta 6-8 muna ja mõlemad vanalinnud kasvatavad poja üles. Kusjuures pesaavad tehakse vajaduse korral savi või pori abil väiksemaks. Eestis võib puukoristajat kohata aastaringselt. Lindude arvukust ohustab intensiivne metsamajandus ja elupaikade killustumine lageraie tõttu. Nimelt on puukoristajale oluline, et elupaigas oleks vanu õõnsustega puid. Mustrastas on tõeline maestro. Must sulestik, nagu oleks just kontserdilt tulnud. Hele silmarõngas ja kuldne nokk annavad viimase lihvi. Mustrastas on mitmekülgse toitumisega. Vihmaussid, putukad ja sügisel marjad. Ta on peamiselt paigalind. Rahvasuus on ta tuntud mitme nime all. Jõeköster, kuldnokk, siplase kukk. Aga oma kauni laulu järgi on ta alati äratuntav. Emaslind on pruunikam ja täpilisem, kuid sama toimekas. Tema laul on flöötjas ja tämbrilt sügav. Linna peal käivad kuulujutud, et Mustrastast on oodata järgmises klassikatähtede hooajas. Siin Kadriorus ei pea linde otsimagi, nad leiavad sind ise. See ongi Kadrioru pargi võlu. Järgmise korrani, linnuarmastajad! Kadrioru park, koht, kus ajalugu ja loodus elavad koos. Iga lind on kui kunst, iga inimene vaatleja. Ja kui sul on kannatust kuulata, siis räägib park sulle kõik oma lood.